Me Seati salongi taas oleme tulnud ja tegelikult me Raivoga täna hommikul arutasime, et see on üks üle pika aja oodatumaid Seate. Ma kujutan ette, et teil endal salongis ka, kui ikkagi selline tore linnamaastur, mida siin varem nagu väga ei ole näinud, on nüüd sisse sõitnud ja tundub, et huvi on suur. Ja nii ta on, et seda autot on oodatud nüüd viimased 10 aastat on teda lubatud kogu aeg tulemas. Nüüd on ta kohal ja võib öelda, et peab paika see ütlemine, et kaua tehtud kaunikene. Räägime masinast kohe algusest peale, et visuaalselt on ta selline keskmine linnamaasturi klass, mis Eesti inimesele justkui võiks olla kõige sümpaatsem. Jah, kindlasti, et tegemist on juba suure segmendiga, mis kasvab endisest, nii et tõusu on oodata lähimatel aastatel veel siin 4 võrra ja Seat ei ole kindlasti nagu hiljaks jäänud. Et kui me ka seda autot vaatame, siis tal on nii-öelda kõik Seatile tüüpilised head omandused, ehk siis ta on atraktiivselt disainitud, tal on korralik varustuspakett, tal on võimsad ent säästlikud mootorid, suurepärane juhitavus ja seda kõike mõistliku hinna eest. Kui masinale peale vaadata, siis tõepoolest me ikka vaatasime, et kas ta ikkagi meiesugustele suurtele meestele nagu mina ja sinagi, et kas ta ikkagi on paras, aga sisseistures ruumi oli tõesti nii, et vaata, et jääb ülegi. Jaa, see on kindlasti esimene üllatus, et kui autot vaadata väljas, siis ta tundub selline pigem kompaktsem auto, aga siseruumilt on ta täiesti faktiliselt edestab endast suuremaid sõidukeid, et ta on ruumikas, et mis puudutab siis pearuumi, jalaruumi, nii ees kui taga, et ta on tõesti ruumikas auto. See konkreetne masin, mis me selle taga on, sai meie poolt juba siin proovitud, katsutud ka. Mina suutsin esimese liigutusega panna autol vebasto tööle salongist ja ma saan aru, et see on selle konkreetsele mudelivarustusel juba täitsa olemas. Jaa, et see lisavarustuse nimekiri on selle auto puhul väga lai ja eraldi tasuks kindlasti märkida ka seda, et need on väga soodsate hindadega, et ei ole mõtet siinkohal hinnakirja ette lugeda, aga see vebasto, ma arvan, et me näeme seda igal teisel autol, mida siiamaani ei olnud, sest ta on lihtsalt niivõrd hea hinnaga. Mis veel on selline varustus, mis Eesti inimest kõige rohkem heas mõttes erutada võiks, et mis on see, mida me võiksime kasutada, aga mida me veel ei tea, et oleks väga kasulik manus? No võib-olla turvalisuse ja mugavuse poole pealt rääkides, siis alati on pikk nimekiri asju, mis on lisavaruste nimekirjas, aga hetkel ma võib-olla peatuks hetkeks asjal, mis on põhivarustuses ka kõige lihtsamal autol, nimelt frontassist. Et auto on varustatud siis sellise radariga, mis jälgib liiklust 200 meetri ulatuses ees olevat liiklust ja on võimeline ohukorral ise pidurdama. Et see on väike asi, aga samas see võib säästada paljudest ebameeldivustest, et olgu selleks ootamatult teele tormanud metsloom, parkiva auto tagant teele ilmuv jalakäija või ees pidurdav auto, et väike asi, aga hoiab ära palju ebameeldivusi. No üks asi, mis pidurdusega veel meile siin ennem silma ei see, et sellel autol on võimalik tellida ka kuidas see nimetada, ummikuassistent või kuidas nimetatakse? Just nii, ta võiks eesti keeles olla, et see on ääretult mugav, et sõites siis hommikustel tipptundide ajal, mis on meilgi täiesti Tallinna linnas tavalised, et auto suudab siis automaatkasti korral hoida kiirusel 0–60 kilomeetrit täiesti autonoomselt sõita, ehk siis ta kiirendab, pidurdab, jälgib ümbrusevat liiklust, keerab rooli ja kõike seda täiesti iseseisvalt. Kas see tõesti ongi ise sõitev auto või? Tootja seda päris nii ei nimeta, sellepärast, et seal on eelduseks siiski, et käed peavad olema roolil, et ta ei taha võtta vastutust, et ei saa tagaistmele minna, ma ei tea, näputööd tegema või midagi, et peab olema ikkagi roolis. Aga ta vähendab selliseid ettevaatamatusest tulenevaid õnnetusi ja kindlasti vähendab stressi ja lisab mugavust. No sellise masina veoskeemi puhul vist pole kahtlustki, et nelikvedu on olemas ja teised variandid ka. Jah, nelikvedu on olemas nii bensiinimootoriga kui diiselmootoriga, saadaval nii manuaalkastiga kui automaatkastiga, nii et selles suhtes mingid piirangud ei ole. Ja auto puhul on ka tegelikult mõeldud maastiku suutlikkuse peale, et kui me vaatame, siis tema clearance on 189 mm, mis on linnamaasturi klassis väga palju. Kui me vaatame ta esi- ja taga ülendeid, ehk siis seda, et kui pikalt ülatub see auto ninaosa üle esiratta või vastavalt tagaosa üle tagaratta, siis need on küllaltki lühikesed, mis jällegi teeb maastikusõidu paremaks, et on võimeline järsemate nurkade peale sõitma. Aga mootorite litraaž, mis mind üllatas, et sellisele masinale pakutakse 1-liitrist bensiinimootorit, sa juba eetri väliselt rahustasid meid maha, et mehed, liigne erutus ei ole siinkohal vajalik. Jah, et selle auto puhul pädeb ka ilmselt see, et mida pisem on see nii-öelda mootori töömaht, seda suurem on kliendil see vau-efekt. Et sellest 1-liitrisest mootorist keegi midagi ei oota, aga ta üllatab. Et seal ei taha küll täna jälle arvudele välja väga palju pidama jääda, aga et 200 Newtonit pakub ta väänet juba 1,500 pöörde pealt, nii et see liigutab seda autot nagu mängeldes. Kui vaadatagi need mootorivalikut, siis mootorid ongi tehtud sellised suhteliselt tagasihoidliku kubatuuriga enne kõike bensumootorid, aga hea väändemomendiga on ju, et nagu ei pea lõivu maksma selle pealt, et see kütusekulu väike on, et autoga on ikkagi sportlik ja mõnus sõita. Kas seest me võime ka salongist leida selliseid ainult seatilikke jooni või seal on midagi täiesti uut ka? Sees nüüd päris uutest asjadest on selliseid jälle kliendile selliseid nagu silmarõõmu pakkuvaid asju, näiteks taustavalguse värv on 8 eritoonis seatav, siis kindlasti võib-olla mõnele meeldib mängida driving profile nupuga, et seal on nagu 6 erinevat sõidurežiimi vastavalt oludele.
et selles suhtes neid igasuguseid mängimisrõõmu on siin ja avastamisrõõmu kõvasti.